Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna tegeleme Microsoft Exceliga. Arvutame kokku summasid, filtreerime, sorteerime ja teeme tulpdiagrammi. Mul on siin olemas üks andmetabel, kus on näha siis õpilaste nimed, siis mis soost nad on ja missugustes huvialaringides nad käivad. Ja nüüd kõigepealt oleks ju hea teada saada, et missuguses huvialaringis käiakse kõige rohkem. Et kas spordis või kunstis või selleks ma lähen nüüd siia kõige alla, kus on see sport, lähen siia lahtrisse ja valin nüüd siis selle automaatsumma siit paremalt poolt, klõpsan selle peal ja mulle sisestatakse valem. Ja kui ma tahan seda nüüd kokku arvutada, siis ma pean kõigepealt siis valima, lohistades hiirega, valima ära need lahtrid, mida ma tahan siis kokku arvutada. Et antud momendil ma tahan leida summat lahtritest C2 kuni C20 ja panen Enter. Ja Excel on nüüd nii tark, et kui ma tahaksin teiste ringide puhul sama asja teha, siis ma ei pea seda valemit hakkama nüüd jälle samamoodi uuesti tegema, vaid kui ma lähen siia alla, kus on see väike kastikene ja lohistan, siis see valem kopeeritakse mulle absoluutselt siis igasse soovitud lahtrisse. Ja kui ma siis mingisse lahtrisse lähen, siis ma näen, et selles lahtris on nüüd valem arvutab siis summa D2 kuni D20 ja nii edasi. Nii et nüüd ma näen, et kõige rohkem siis käiakse spordiringis ja kõige vähem siis kokanduses. Aga kui mind nüüd huvitaks õpilaste kaupa see asi, nii paneme siia veel ühe pealkirja juurde kokku ja kasutame jälle seda summa varianti summa. Määrame nüüd ära selle vahemiku, kus ta seda peab võtma. Nii Enter ja jällegi näha, et Kati käib kahes ringis ja kui ma tulen jälle alla siia selle väikese kasti peale ja lohistan, siis on võimalik mul see valem kopeerida ülevalt alla. Ja nüüd ma näen kohe, et siis Jette näiteks ei käi mitte üheski. Kui ma nüüd aga tahaksin neid asju natukene järjestada, et paneks siis need õpilased just selles järjekorras, et kes kõige rohkem käib ja kes kõige vähem käib, siis on võimalik seda ka sellisel viisil sorteerida. Nii, lähen siia siis selle J-tulba peale, sest selle järgi ma tahan praegu neid asju sorteerida ja valin siit paremalt poolt, et sorteeri siis suuremast väiksemani. Nii, klõpsame selle peal. Nüüd öeldakse mulle, et kuna see on selline suurem tabel ja ta on omavahel seotud, siis ma peaksin laiendama seda valikut. Ma olen sellega nõus, klõpsan sorteeri ja nüüd ongi näha, et kõige rohkem siis ringides käib Mihkel ja nii edasi. Nii et nüüd ma sain siis selle sellisel viisil paika pandud. Nii, ja kui ma tahaksin nüüd, üks võimalus on ka seda tabelit filtreerida, siis selleks ma valin ära siin nüüd ülemise rea ja jälle siit paremalt poolt klõpsan filter ja nüüd mul on võimalik näiteks välja valida niimoodi, et ma valin välja ainult poisid. Nii, lähen siia selle noolekese peale, võtan siit linnukese select all ära ja valin välja ainult poisid, okei. Ja nüüd mul valitakse välja ainult poisid ja ma saan siis vaadata, mis poiste kohta kehtib, missugused andmed, või ma siin võin välja valida ainult tüdrukud. Nii et selle asja nimi on siis filtreerimine. Nii, ma valin praegu nüüd välja kõik. Nii, aga nüüd siis vaatame, kuidas teha siis ühte tulpdiagrammi selle kohta näiteks. Võtame siis kõigepealt, teeme siis selle asja kohta, kus oleksid siis ringid ja kui palju siis neid käiakse, kui palju seal käiakse. Selleks ma valin nüüd kõigepealt ülemiselt realt, spordist kuni robootikani, seda kokku ma ei võta ja nüüd siis Ctrl-klahvi alt hoides valime alt siis need väärtused, mis ma kokku arvutasin. Nüüd valime insert lisa ja tulpdiagrammi. Nii, siia üles pealkirjaks paneme siis huvialaringid ja all on mul siis näha nüüd see tulpdiagramm, kus on siis täpselt kõik need nimetused all. Kui tahan, siis teen need jälle mugavalt natukene suuremaks, et oleks mugavam lugeda, aga lisame seekord juurde ka andmesildid. Ja andmesildid on siis need, mis näitavad, mis on siis iga tulba väärtus. Parem hiireklõps,
ja lisaandmesildid, add data labels inglise keeles, ja nüüd on näha, et iga tulba peale on kirjutatud, mis on siis täpselt siis selle tulba väärtus. Nii. Ja kui ma tahan nüüd seda tabelit siin või diagrammi veelgi võib-olla korrastada, siis kui ma neid jooni enam ei vaja, sest mul on andmesildid olemas, ma lähen nende peale, siis võin nad ka delete lihtsalt ära kustutada. Nii, ja siis seda diagrammi jälle, kui ma soovin, võin ma siis kleepida mõnda teise dokumendi.